Nii, ma eeldan, et see on nüüd ees. Et esimene lõik, kus me siis pakkusime alternatiivi, ongi siis Tallinna lõik Tartu maanteel alates siis sellest Kuldala pargist. Me läksime tegelikult natuke kaugemale. Ehk et Vana-Tartu maantee ristmikul otsustasime meie, et on parem koht tulla üle Tartu maantee sellepärast, et trass saada sirgemaks ja kuna see ristmik on juba praegu foorjuhitav, siis tegelikult sellega keskmine kiirus ei tohiks muutuda. Modelleerimiseks kasutasime, vaatan igaks juhuks üle, et ma nüüd ei valeta. Modelleerimiseks kasutasime PTV Vissim tarkvara, kus me siis arvestasime nende samade keskmiste kiirustega, nagu eelnevalt juba välja toodi. Ja peatustes seisuajaks valisime mudelis 30 sekundit. Mudel arvestab ka kiirendust ja pidurdustega. Et meie esimene alternatiiv näeb siis välja selline, nagu praegult on. Meie alternatiiv on sinine joon. Kuldala pargist tulime trassiga välja. Peetri Selveri ette jääb peatus samasse asukohta, kus tuulekaru töös. Ja selle trassi valikuga mitte ainult ei ole Kuldala pargist trass välja toodud. Tähendab, ta on Kuldala, mis ma tahtsin öelda, et trass on toodud Kuldala pargist välja, sellega mitte ei saavutata ka seda pargi säästmist, vaid ka trass muutus kiiremaks, keskmine kiirus varasemalt oli 25,4 kilomeetrit tunnis sellel lõigul. Meie töö puhul on keskmine kiirus 33,3 kilomeetrit tunnis ja ajaline võit 3 minutit sellest tulenevalt. Aga etteruttavalt kohe ütlen, et tegelikult sellest muudatusest tulenevalt trassi üldine ajaline kiirus või läbimise kiirus tegelikult suures osas ei muutu, sellepärast et kui võtta arvesse ka see tegur, mis puudutab ristmikke, siis meie oma mudelis eeldasime, et igal ristmikul, mis on reguleeritud, kasutatakse ühistranspordi prioriteedisüsteemi. Kui see eeldus maha võtta, siis võib ikkagi minna poole tunnini, aga mitte üle poole tunni. Ehk siis põhimõtteliselt 25 minutit kuni pool tundi on Jurist lennujaamani trammiga sõitmise ajaline kestus. Selle alternatiivi puhul siis lisaks sellele, et kiirus tõusis, koormatud elamuühikute arv vähenes 95-lt 1-le. Ehk et ainult ühte kinnistut on vaja minna konkreetselt võõrandama. Ja naaberkinnistute arv, mis siis on otseselt mõjutatud, on siis 67 pealt 7-le vähenenud. Mis selle trassi puhul on tehniliselt keeruline teostatavuse seisukohast on see, et Tartu maantee lõik, kus varasemalt mindi mööda läbi Kuldala pargi. Selles lõigus on vaja ilmselt ehituse käigus ümber ehitada ka Tartu maantee ise kõrguslike erinevuste tõttu, sellepärast et praegult on Tartu maantee kõrgemal kui naaberkinnistud ja sinna madalamale küljele, kus tramm peaks üle minema, sinna trammitee lihtsalt puhtfüüsiliselt ära ei mahu. Meie trass on läbivalt tehtud 10 meetri laiune. Peatustes ta on ette nähtud laienema 12 meetri peale, aga erinevates asukohtades, kus on kõrguslikud või muud probleemid, seal järgmistes projekteerimisetappides selgub, kui suur see ruumivajadus täpsemalt on. Siis teine lõik oli pikem Assaku koolist kuni siis Rail Balticuni. Sellel trassil siis meie joon on roheline, varasem trass on punane. Teen natukene suuremaks. Ehk et Assaku kooli juures tuleb pööre pisut järsem, et erakinnistuid vähem koormata, aga koormatud elamuühikute arv otseselt väga palju ei vähenenud 5 pealt 3 peale, naaberkinnistute arv selle puhul, kuna ta ei lähe sealt kinnistute tagant, kus punane trass, vaid ta on suuresti Vana-Tartu maantee transpordikoridoris, siis naaberkinnistute arv suurenes 12 pealt 15 peale.
aga minu isiklikul hinnangul see eriti ei mõjuta elukvaliteeti selles piirkonnas, sest et need vahed on lihtsalt niivõrd väiksed, need vahemaad, kust jookseb punane trass ja kust meie roheline. Ette on ta siis nähtud selles lõigus suuresti liikuma tavaliiklusega samas koridoris, kui me räägime rööbastranspordist, kui seal on mingi muu transport, siis pole vahet. Ja ma näitan ka sellest kohast ristlõiget, kõige laiemates kohtades ta peaks siis nägema välja midagi sellist. Ehk et ruumi seal ehitamiseks on, kõik peaks ära mahtuma. Mis sellel ristlõikel on see, et ma ütlen kohe ära, et mõni kindlasti avastab, et busside peeglid puutuvad kokku, see on sellepärast, et bussi tingmärk ei ole mõõtkavas. See oli minu viga. Aga üldiselt see ristlõige selles lõigus, kus on teeruumi laius siis Vana-Tartu maantee 67 piirkonnas, mis on siis umbes siin kuskil, on näha ka see ristlõike koht. Et selles kohas peaks siis midagi sellist välja nägema. Selles lõigus trassi läbimise keskmine kiirus tõusis 33 pealt 36 peale, ajaline võit sellest tulenevalt mitte väga suur, enne oli 3,2 minutit, nüüd on 2,9 minutit. Ei pea seda eriti suureks võiduks, aga midagi siiski. Vana-Tartu, mitte Vana-Tartu, vaid Tartu maantee riigimaantee alt minnakse siis, nagu öeldud, läbi alumises tasapinnas ja Rail Balticust minnakse üle risti Tartu maantee sihis. Ajalist võitu sellega ei saavutata, sellepärast et pöörderaadiused on väiksed küll, aga koormatakse kinnistuid vähem, sellepärast et Tartu maantee koridori peaaegu et mahutakse ära. Tartu maantee koridori servast tuleb kinnistuid mingil määral võõrandada ja Assaku juurdepääsutee tuleb pisut ümber kujundada, aga seda täpselt ei oska praegu hinnata, mismoodi, sellepärast et see sõltub täpsetest kõrgusandmetest ja ruumilistest vajadustest, mis selguvad siis, kui teha ehitustehnilised uuringud selles kohas. Meie töös siis on toodud välja ka ajalised võrdlused, et kes soovib selle tööga tutvuda, need on siis enam-vähem niimoodi seal välja toodud. Kiiruse puhul siis kõik variandid on võrreldavad, sealhulgas ka muud variandid, mida me kaalusime. Et see kiirusgraafik siin all annab siis päris hea ettekujutuse sellest, mismoodi see peatuste ja kõikvõimalike kurviraadiuste ja muude omaduste mõju avaldub trammi keskmisele ja ka tippkiirusele. Ja tegelikult nüüd on Stiina see koht, kus ma pean ütlema, et sa rääkisid mu jutu ära tegelikult. Et ma tegelikult tavakski nüüd selle momendi, kus võiks küsimusi esitada, et ma ei oskagi rohkem midagi rääkida. No, seda rohkem peab aega rääkida teistel äkki. Ja. Kas on kohe kellelgi äkki midagi küsida? Mul on. Tohib. Ma küsiks konkreetselt selle pildi kohta, et üks versioon oli ka, et läheb siit Reti tee tagant. Et kas seda ei kaaluta? Seda üldplaneeringu raames me ei kaalu. Seda eelkõige sellepärast, et see läheb sisse samamoodi nii-öelda selle kehtivasse ehitusõigusesse, siis kehtivatesse detailplaneeringutesse mitme kinnistu osas sisse. Ehk siis nendel inimestel on kindlasti nagu õigustatud ootus sinna need hooned rajada, et kuna meie hetkel ei tea, millal see trass tegelikult tuleb, siis väga keeruline on samamoodi jälle panna kellegile seda trassi täiesti lukku. Lisaks ei ühenda see trass siia Üüdi piirkonda planeeritud keskuse alaga nii-öelda sellisel juhul seda lahendust ära ja samuti nagu Kindluse kooli piirkond jääb nii-öelda perspektiivsest trassist eemale.
et pidasime kohalikus omavalitsuses seda rohelist trassi paremaks lahenduseks ja üldplaneeringu raames me jätame selle nagu projekti käigus alles, selles mõttes, et projekt on meil eskiisi staadiumis nii-öelda trassi koridorina peale, aga üldplaneeringu lahendusse me seda sisse ei kanna, sest peame seda ka nagu mõnes mõttes põhilahenduse muutmiseks sellisel juhul, et kellegi jaoks läheb nagu olukord paremaks ja võib tekkida meil täiendav vajadus sellisel juhul üldplaneeringut uuesti avalikustada. Hetkel me avalikustame vaid siis nagu seda trassi koridori. Et see oleks esialgne vastus sellele. Jube paljud kirjutavad kirjalikult, et mina ei suuda vahepeal, kas ma peaks hakkama neid siis ette lugema ilmselt siit? Ühe küsin jätkuküsimuse veel, et kus need peatused siis siin rohelises trassis oleksid? Ja, et äkki Andres, sa näitad algusest peale kuni siiamaani äkki trassi peatused äkki ära või? Jah, kohe. Nüüd on muidugi see, et üks moment, ma võtsin jagamise maha. Nii on ees, ma eeldan, eks ju. Nii, teen seda veel pisut suuremaks seda asja. Peatuste asukohad on näidatud nüüd siin selliste mustade sõõridena. Järveküla kooli ees on peatus, Assaku keskuses on peatusasukoht, siis Assaku mahasõidu juures on Järve tee otsas on peatus ja siis järgmine peatus on Rail Baltic meie töös siis. Nende täpsed asukohad kindlasti võivad nihkuda meetrites paremale või vasakule, aga praegult on peatuste asukohad siis arvestatud selliselt, et 500 meetrises raadiuses ei oleks kahte peatust, kui nii on õige öelda. Ehk et põhimõtteliselt jah, 500 meetrise sammu umbes peatused. Selline vahemaa, mida inimene käib veel ära või nii-öelda viitsib peatusesse kõndida, ja mida rohkem peatusi, seda aeglasemaks muutub trass. Et ta peab olema, peatuste vahemaa peab olema nii-öelda optimaalne. Siuke küsimus sama piirkonna kohta, see Vana-Tartu maanteel nüüd trass kulgeb kummal pool teed? Seda me tegelikult ka 100% hetkel ei ütle, sest et ilmselt ka Vana-Tartu maantee tuleb nii-öelda kogu lõigus ümber ehitada sellisel juhul. Et mingil hetkel on ta kindlasti Järveküla kooli poolsel osal ja mingil hetkel ta läheb teisele poole teed ehk siis Kindluse kooli poolsesse külge. Et Andres on teda planeerinud sinna ületama siis kohe pärast Järveküla kooli. Oli nii? Erinevates eskiisides oli ka vahepeal juttu, et viiakse ühele poole ja siis... Aga ta peab ühel hetkel olema ikkagi pigem siis seal Kindluse kooli poolsel küljel, sellepärast, et ta peab minema Tartu maantee alt läbi. Seal oligi jah see, et mina planeerisin kohe peale, mina ei planeerinud, meid oli siin ikka rohkem, aga ma jagan veel korra ekraani, siis on minu see joonis paremini näha, kus ma siis räägin juurde. Et peale Järveküla kooli siis praeguse trassivaliku puhul tuleks ta kohe peale Järveküla kooli teisele poole teed, teisele poole Tartu maantee, Vana-Tartu maanteed, siis veel suuremaks natuke on nii näiteks. Siin on näidatud ka perspektiivne kergliiklusteede sõidutee lahendus, et tulla siia eraldatud liiklusruumi, aga siin umbes Assaku ühendustee juures ta siiski ilmselt kas siis on eraldatud või läheb samasse liiklusruumi, aga see nüüd sõltub kõik sellest, kuidas edasised need planeerimisprotsessid hakkavad minema. Et selle rohelise trassi puhul on näidatud, et põhimõtteliselt on võimalik teha niimoodi, et transpordikoridor on
sõiduteest ja nendest täiesti eraldatud. Selge on see, et kergliiklusteed mahuvad eraldatuna ära. See on päris selge. Aga kas ka muu liiklus mahub koridorist eraldi? Noh, see on vaja täpsustada järgmistes etappides. Sest et nagu öeldud, seal tuleb arvestada ka sellega, et mismoodi tunnelite sissesõidud välja näevad, sest et seal tekivad juba kallete küsimused ja ühesõnaga muud tehnilised küsimused, millele meil täna veel vastuseid ei ole. Ja kas ma saan õieti aru, et praegu üldplaneeringusse läheb siis see roheline joon? Ta läheb üldplaneeringusse nii-öelda koridorina, mis on tunduvalt laiem kui see roheline joon. Ehk siis tänavaruum on vajalik ilmselt laiemalt ümber ehitada. Nii-öelda me ei raiu seda lahendust kivisse kindlasti, mis siin hetkel on. Et pigem on see, et võtame teadmiseks, et see on see koridor, kus siis kunagi on eraldatud ühistranspordi. Aga millise nii-öelda teekoridoriga arvestama peab võimalike planeeringute puhul? Sa mõtled siis detailplaneeringu? Kui laia nii-öelda teekoridori? Võimalusel tuleb arvestada selle teelõike lahendusega, nagu Andreas näitas. Et sinna mahuks ära nii-öelda siis nii trammide, autosõit kui siis kergliikluste. Ehk siis autoteest circa 12 meetrit, kui me räägime ilma kergliiklusteeta poolt. No see minimaalne on tegelikult 7, peatusega 12. Selge. Küsimus. Te rääkisite sellest, et me saame selle põhiprojekti muuta. Et mismoodi me saame teie poole pöörduda, kas peab olema avaldus, kas peab olema juristiga vormistatud kiri ja kuidas me saame neid ettepanekuid teha? Kas me peame projekteerijad kutsuma? Kuna tegemist on hetkel ikkagi nagu eskiisprojektiga, mis on eelkõige trassikoridori valik, siis see lahendus läheb niikuinii muutmisele. See hetkel ei ole ju projektlahendus, et selle järgi ei hakka keegi kunagi ehitama. Pigem me nagu valime kohta, kuhu me seda rajada saame. See on teie valik, meie ootame lihtsalt ettepanekuid ja see tuleb saata valla üldmeilile. Mitte teile? No, kui te saadate mulle, siis ma saadan selle valla üldmeilile edasi lihtsalt. Et jah, see tuleb lõpuks mulle, aga selles suhtes, et need kõik ettepanekud registreeritakse valla süsteemides. Ja kui ma lihtsalt, näiteks minuga veel 2 naabrit, kes soovivad seda muuta, ehk siis meid on 3. Me saame lihtsalt vabas vormis seda kirja vormistada ja teile saata, et palun ärge tehke seda trassi meie majade lähedal. Kas on nii võimalik? Ja, te võite seda teha, jah. Okay. Ja, sest meil on neid ettepanekuid väga palju, neid sarnaseid ettepanekuid. Et jah, te saate loomulikult teha selle trassi. Aga kas see aitab või me peame juristid kutsuma selleks, et meie krunti ei puutu? Mis kohast meil üldse jutt on? Sipelikanuga. See on Järveküla koolist pööre Vana Tartu maantee peale. Ja seal on väga kitsas tee. Ma ei kujuta ette, kuidas te kõik neid kergliiklusteed, trammiteed ja tavalise teed sinna ei mahu. Ja see ühine krunt meiega oli välja ostetud. Tegemist on jah üldmaa krundiga, ma saan aru. Jah. Ta on detailplaneeringuga nähtud ette üldkasutatava maa krunt, et me ei räägigi kogu krundi nii-öelda planeerimisest, aga antud kontekstis ilmselt
võib seal vajadus tulevikus olla seda teemaad tõesti laiendada selle krundi arvel. See krunt oli meie korteriühistuga välja ostetud ja jagatud omavahel. Nüüd seal kasvavad puid ja aiad on paigaldatud. Mõistame, aga selles suhtes, et üldiselt on see üldmaa krunt, mida ei tohikski tegelikult piirata aiaga, aga see on teine teema ilmselt. Meil on ametlik leping ja notariga kinnitatud, et see on meie kinnistu ja me maksime selle eest raha. Mõistan. See ongi nagu see koht, kus hilisema projekti käigus pöördutakse hetkel me anname lihtsalt teada, et võib tekkida vajadus avalikes huvides omandada mõni kinnisturiba või võib tekkida vajadus. Me ei tea veel tegelikult, et mõned on lihtsalt piirnevad krundid ja kõigist kindlasti ei olegi vaja, et me teavitseme absoluutselt kõik, kes ka külgnevad sellega ja nad lihtsalt oleksid teadlikud, et me planeerime sellist trassi. Võib-olla sellelt krundilt ei olegi vaja omandada osaliselt, aga võib tekkida vajadus. Nagu samamoodi on ühel hetkel me planeerime kergliiklusteed ja tee jääb kitsaks, aga selleks, et valla areng saaks jätkuda või mingid me saaksime edasi liigelda, võib-olla selleks avalikuks huviks, võib-olla siin taga selles nagu avalik huvi, mis annab meile võimaluse, et meil on võib-olla vaja sealt mõnda meetrit või mingit väikest tükki, et selles suhtes ega siis kõik ju hüvitatakse, et see ei olegi, et vald tuleb ja võtab, vaid see käib läbi pika protsessi. Ehk siis me saame pöörduda teie poole ja teha ettepanekuid ja siis arutleda. Ja, see ongi see mõte ju. Ja. Aitäh! Tervist, Ülar Allikivi Tallinna Kaubamäe kinnisvara aktsiaseltsist. Mul oleks ka üks küsimus, ilmselt siis võib-olla reaalprojektile, aga ka vallale. Kas on õige hetk? Ja, palun. Et reaalprojekti töös alternatiivne trassikoridor, jutt on siis sellest Raudkivi 1 ja Veesaare 2, Circle K ja Peetri Selver kinnistutest. Ja siin on siis reaalprojekti töös välja toodud 3. otse sissepööre Tartu maanteelt Selveri parklasse. Et see tuleb likvideerida ohutuse tõttu, et see on liiklusohtlik, et see tuleb selle töö käigus likvideerida. Et küsimus on selline, et kas selle kohta on ka mingisugune täpsem analüüs tehtud, hinnang, kas sellega on võimalik tutvuda. Ja tegelikult on ka teine küsimus, selle sama töö juures on ka mainitud, et likvideerida tuleb üks parklarivi. Et jällegi täpselt sama küsimus, et kas seda on kuidagi rohkem analüüsitud või see siis piirdub selle sama seletuskirjaga, et millised on need arvutused ja kas nendega on võimalik tutvuda? Aitäh! See, et parklarivi tuleb likvideerida, see tuleb elementaarsest geomeetriast. Siin piisab, kui vaadata seda sama joonist, et kui see tramm sinna eraldi serva panna, siis on ilmselge, et kuskile peab kergliiklusteed nihutama, mis praegu paikneb selle koha peal, kuhu trammidee on kavandatud. Nüüd see, et tuleb likvideerida see üks otse mahasõit sinna, selle kohta praegult tõesti konkreetset uuringut tehtud ei ole, kuid jällegi puht kogemuslikult, kui vaadata Tallinnas olemasolevat Tartu maantee trammiteed, mis kulgeb üle täpselt samasuguste ristuvate mahasõitude, kus vähemalt korra nädalas toimub mõni liiklusõnnetus, siis ma arvan, et ükskõik kellelt see uuring tellida, et need jõuavad täpselt samasuguste seisukohtadeni, nagu meie oleme täna jõudnud. Ehk et üle ristuva kahesuunalise trammitee väljasõit suurele magistraalile sellisel kujul on ohtlik. Aga kas seda on võimalik kuidagi lahendada peatuse nihutamisega ühele poole, teisele poole, et tekitada sinna siis seoses peatusega mingisugune tehniline lahendus, kus need kiiruseid piiratakse ja et see ohtu vähendada, et kas selles osas, kas see võiks olla selle töö eesmärk?
Tartu maanteel on täpselt samamoodi peatuste lähedal, peatustest kaugemal ja siiski juhtuvad seal iganädalaselt liiklusõnnetused ja kokkupõrked trammidega. See, et kus kohas see peatus on, see praegu meie hinnangul siin see ei mõjuta mitte midagi. Aga ma arvan, et selles suhtes, et see on jälle selline nagu üldine lahendus, et me tegelikult ei ole üldse kindlad, et kas sinna see tramm tuleb, et võib-olla seal on hoopis mõni teine liikumisviis, mis tähendab, et seda ei pea sulgema. No seda muidugi ja tegelikult ma jällegi ütlengi, et kui kunagi projekteerimiseks lähebki ja jõutakse järgmistesse etappidesse, kus ikkagi on juba konkreetne liikluskorralduslik lahendus, siis sellele tuleb teha liiklusohutuse audit ja projektides võib edasistes projektides, mis faasides võib selle mahasõidu sinna peale näidata. Kui audit ikkagi toob välja selle, et see on ohtlik, siis ta on ohtlik. Ma nii-öelda protokollimise mõttes vallale paluksin lisada, et me oleme kui seda esialgset lahendust, mille vahepeal tutvustati, ka selles osas arvamust väljendanud, et sellisel kujul see ei ole meile nagu aktsepteeritav, et me peame sellega tööd tegema, Jah, olen teadlik sellest, aga jah, protokollin sellega ekstra ära. Ma annaksin sõna vahepeal nendele, kes on siin kätt tõstnud, kellel on kindlasti küsimus, et Robert Peterson äkki. Ja tervist, aitäh. Samaselt Selveri lõiguga nagu seonduv küsimus nüüd natuke linna poole, seal Kuldalaga piirnevad need eramukrundid, et kas teil on seal ka palun ristlõiget näidata, et kuidas sinna nüüd see tramm ära mahub koos kergliiklusteega, et seal on kitsas ja Transpordiametil on seal eelprojekt meie teada kogu sellele Tartu maantee lõigule. Ristlõiget ei ole ja nagu ütlesin, selles lõigus tulebki Tartu maantee ümber ehitada, sest et nagu sa ise tead, Robert, see kõrguste vahe seal ei võimalda praegu seda trammi sinna mahutada. Okei, aga kui ta piiride vahele mahuta... Sa mõtled transpordi maapiiride vahele? Jaa. Transpordi maapiiride vahele ta praegu mahub ära välja arvatud üks kinnistu, mis on, ma ütlen kohe aadressi, see on Tartu maantee 102. Tartu maantee 102 ulatub natukene ülejäänud kinnistu piiridest välja ja tähendab, ta eendubki konkreetselt. Aga sellel alal Tallinnas on detailplaneering, et sinna niikuinii planeeritakse juba midagi muud. Nii, kas on veel Robert Petersonil midagi? Aitäh praegu. Siis Sandra Mikli. Tere, aitäh! Mina esindan Põrguvälja tee ääres olevat ettevõtet aadressiga Gaasi 7 ja me oleme saatnud teile ka kirjaliku küsimuse, et me igaks juhuks uuriks, et meie mure on selle trassi paiknemine liialt meie kinnistu ääres, mis tekitab küsimuse, et kas sealt oleks vaja äralõiget teha. Et ma teie ettekandest sain aru, et see kõik võib veel muutuda ja et projektiga võidakse see asi ümber mõelda, aga kas üldplaneeringusse oleks siis võimalik äkki panna lisatingimus, et viimasel juhul minnakse olemasolevate kinnisasjade kallale ja ikkagi nagu kavandatakse see trass pigem olemasolevast hoonestusest eemale, et ei oleks siis vajadus hoonestatud kinnistute sundvõõrandamiseks, mis oleks ebamõistlik, kuna seal on ruumi seda trassi liigutada. Ja tegelikult selline lause peaks ka täitsa sees olema, et võimalusel kasutatakse ära olemasolevad teemad ja minimaalselt minnakse sisse erakinnistutesse. Aga see on sellised edaspidised kokkulepped juba konkreetse projekti alusel, et ma tõesti ei oska öelda, et kas sealt võetakse meeter, pool meetrit või üldse ei võeta, ja see on ilmselt ka selle trassi kõige viimane lõik, siis Rail Balticust Jürini, et ma arvan, et rahulikult 10 aastat ei juhtu kindlasti mitte midagi. Lihtsalt need jooned hilisemas elus saavad nagu hästi suure tähenduse, et ma saan aru, et planeerimise käigus neile ei omistata sellist tähendust, aga hiljem siis vaieldakse, kus see täpselt on, et
võib-olla on see joon siis mõistlik tõsta sinna avaliku kasutatava maa keskele, et mitte tekitada nagu neid hirme nendes omanikes. No eks ta tegelikult ongi nagu koridorina hetkel peale pandud, et see ei pea ütlema, et see tsenter on nüüd siin, ta on tegelikult 50 meetri laiuse koridorina peale pandud ja nii laia ala meil vaja ei ole, et see on ka nii-öelda kogu selle ala nagu mõjuala, ja seda me teadvustame, et ma ei oskagi nagu rohkem midagi öelda, et kui me tahame seda liikuvust parandada, siis meie asi on tegeleda sellega, et me saaksime mingi koridori ühel hetkel, et meil oleks võimalus kunagi mingit koridori planeerida, aga loomulikult, et ega siis maa on ju tegelikult kallis, et ega vald ei lähe ka ju selles mõttes kõige kallimat ehitusõigusega maad võimalusel võrrandama. Okei, aga ma eeldan, et te ju vastate vist ka, eks ju, nendele kirjale. Ja suur aitäh teile. Palun. Nii võtan järjest edasi. Ivar Liivamägi, palun. Suur tänu. Mina olen siin selleks, et juhtida tähelepanu, kuidas meile puru silma aetakse ja kuidas nagu lihtsalt häid inimesi ära kasutatakse, et rääkida sellest, et trammiteed võib-olla ei tule ikka, aga ta kindlasti peab minema Rail Balticu sellest peatusest läbi. No see on nonsense. Seda trammiteed tehakse just nimelt sellepärast, et saada sinna Euroopa Liidu raha, et teha varupeatusest otseühenduse linnaga ja see on ärakasutamine, inimeste hea usu ärakasutamine siin, et räägitakse, et võib-olla ei tule mitte midagi. Ma olen kohutavalt pettunud, samasugust jama nägin ma Rail Balticu trassi arendamisel 2013-14, kus me ka olime koos ja heas usus lootsime, et valitakse kõige mõistlikum trass ja lootsime, et Tartusse hakkab saama väga kiiresti. Seda ei tohi teha niimoodi, et te lihtsalt ajate puru silma, et te ise ka praegu te midagi ei tea. Ja ometigi te planeerite, kasutate raha ja panete kõigi inimeste elanike ressurssi ka selle alla, et mingeid vastuväiteid esitada ja öelda, miks meile see asi ei meeldi. Kiidan ka. See trass on läinud ju palju paremaks, palju otsemaks. See näitabki, kuhu peab liikuma. Kui teha midagi, see raudteetrass peab olema võimalikult sirge, et ta täidaks põhieesmärki viiks kiiresti inimesed kohale, sealt Jürist või kuskilt kaugemalt. Ja ma ei tea, kas need planeerijad, modelleerijad seda tõesti nagu oma töös ei vaata, et kuulge, me ei saa teha seda Inka-Vonka trassi, et neid eesmärke on liiga palju. Te ütlete, räägite, müra ei tohi suureneda ja samas te järgmises lauses tunnistate, et müra siiski suureneb. Me kõik peame aru saama, et hommikul ja õhtul, kui me liigume tööle ja see müra tingimata suureneb. Me ei saa puru silma ajada, et müra ei suurene või jääb samasse piiri. Ja liikuvust on vaja parandada. No, meil ei ole täna bussiliine, meil ei ole neid bussiühendusi, inimesed sõidavad selle pärast autodega lihtsalt. Ja tehke see asi kord, hakkake sealt pihta, seda me ei näe, aga me näeme lihtsalt kallist planeerimist ja mis kõigi elusid rikub. Inimesed, kuidas nii? Müra ei tohi suureneda, aga suurendame müra. Sest kus see terve mõistus ütleb, et sinna uude koridori paneme siis nagu bussid sõitma või? No, ei pane ju. Aitäh. Aga miks ei pane selles suhtes, et mina olen selle seisukohal, et tramm on kindlasti väga kallis ja võimalik, et see koridor võiks ju alguses olla lihtsalt asfalt, kus oleks võimalik kas või elektritrukke rattaga sõita või nõudepõhist bussi pakkuda. Et me tegelikult ka ei kujuta ette, kui kallis on tramm, et Tallinna linn ei ole põhimõtteliselt meetritki trammitrassi ehitanud väga-väga kaua aega. Et seda päriselt tegema hakata trammina, see vajab väga-väga kindlameelset otsustust. Ja kõige suurem pudelikael ju tegelikult ongi jätkuvalt see Tartu maantee koht, nagu Andres ütles, et kogu see teelõige tuleb ümber ehitada. Tartu maantee, see lõik tuleb ümber ehitada.
see maksab metsikult palju. Ja ma ei ole kindel, et siit tuleb tasuvus. Aga jah, seda me ju tegelikult me pole öelnud, et trammi ei tule. Me ütleme, et see on üks variantidest ja see on ju kogu aeg, me oleme ju projekti teinud ka ikkagi tegelikult trammile, sellepärast et see on ilmselt põhjustab kõige suuremat müra ja sellel on kõige keerulisemad projekteerimisnõuded. Et ei ole öelnud, et müra on ja müra ei ole. Saigi öeldud, et kumulatiivne müra on suurem, aga kui me suudame saavutada seda, et autoliiklus väheneb ja asendub trammimüraga nii-öelda, siis ju tegelikult ei muutu midagi halvemaks. Aga aitäh seisukoha eest. Võtan järgmise. Kadi Kuhlap. Ja, aitäh. Et vabandust, ma ei olnud kohe algusest peale, aga siit mürast on nagu selles mõttes väga hea edasi minna, et Pildiküla elanikud lihtsalt sooviksid ka nagu teada, et kui see Põrguväljalt see tramm nüüd peaks ära keerama siia Pildiküla nurka ja Konekesko taha, ma ei tea, kas see koht teil praegu tuleb ette? Ja, ikka. On ju, et kuidas ongi, et on mingi 100 meetri läheduses meil see nurk siin, et just see sama müra ja kõik see, et kas mingid müratõkked, asjad, see vibratsioon, et kuidas seda nagu saab üldse minimaliseerida või see mõju meile siin selle Pildiküla elanike siin just selle nurgas siin, et kas ja, et täiesti kindlasti ei saa ühtegi projekti teha ilma, et koostatakse samal hetkel ka keskkonnade mõju strateegiline hindamine, et juba eelprojekti raames tuleb see teha ja eelprojekti raames hinnatakse ka uuesti müra, kui tehakse nii-öelda konkreetne projekt ja kui müra ületab Eesti riigis määratud piirnorme, siis tuleb kasutusele võtta müratõkke sein. Teist varianti suurt ei olegi. Okei. Ja need asjad kõik on ju alles tulemas ja selles mõttes nagu, või ma mõtlengi, et kuidas see nagu, et kuidas ma ütlen, et tegelikult tihti, kas need, kuidas ma ütlen, see lävend on nagu üsna kas kõrge ongi või kuidas see on selline suhteline, ei ole see mõõtmine või kuidas ma ütlen, et või lihtsalt ongi üks norm, millest me lähtume ja nii ongi, on ju? See lävend on jah, suhteliselt, ta ei ole kindlasti madal, aga väikeelamute alal on see parem kui näiteks keskuse piirkondades, et jah, ta on ilmselt tuntav kindlasti, aga kindlasti arvestatakse nii vibratsiooni kui müraga, et ja Pildiküla piirkonnas ta tegelikult ei ole nagu linnaruumi osa, et ta ei ole nii-öelda selle tänavaruumi osa, ma tahtsin öelda, et nagu ta näiteks oleks Jüri Aleviku keskel, tunduks ju imelik, kui see tramm liiguks müratõkkeseinte vahel, aga Pildikülas ta tegelikult ületab nii-öelda ringteed, ta on nii-öelda eraldatud trass, et võimalik, et seal oleks ta tegelikult, kui ta nagu ületab nii-öelda, siis on loomulikult mõistlik ta nii-öelda nende seinte vahele paigaldada, et ei välistagi, seal on tegelikult ju veel Tallinna ringtee ka, mis põhjustab päris suurt müra Pildikülas, et. Ja, okei, aitäh, aga just vibratsiooni osa näiteks ka, et kuidas üldse selle vastu midagi annab, et kas see on jälle see sama seinakene või tõkked asjad, et või kuidas sellega? Seal on minu teada mingid kummimatid ja mingid sellised lahendused, mida mina täpselt ei tea, võib-olla Andres teab, et mis siis seda vibratsiooni nagu vastu võtab ja kindlasti ma tean, Tallinnal on tegelikult päris suured probleemid selle vibratsiooni ja nii-öelda kriiksumise ja siis vibratsiooniga, aga kuna siin ikkagi ehitatakse tulevikus, siis võib-olla ehitatakse uut trassi, siis ilmselt võetakse ka uued tehnoloogiad kasutusele. Mul on väga raske seda hetkel kommenteerida. Ja, aga aitäh, ma juba ikkagi, jah, suur aitäh. Ma võin natukene selle vibratsiooni kohta rääkida, et vibratsioon sõltub ikka suuresti sellest, milline on
maapind ja aluskihid konkreetses asukohas. Ja kui järgmistes etappides hakatakse nüüd sellesama trassialusel projekteerima, tehakse kõik geotehnilised uuringud, selgitatakse välja, mis seal maa sees on. Ja kui ilmselgelt on see, et kui selliseid taristuprojekte tehakse, siis tuleb arvestada, see on ka Rail Balticu puhul, kus on veel suuremad koormad, veel suurem vibratsiooniprobleem, siis tulebki vastavalt sellele konstruktsioon valida, et see trammi poolt tekitatav koormus siis jaotada võimalikult ühtlaselt aluspinnale niimoodi, et neid mehaanilisi lööke ei tekiks ja need ei kanduks mööda pinnast edasi, mis siis tegelikult ju ongi vibratsioon. Et see on järgmiste projektide ülesanne. Miks Tallinnas on see probleem nii suur, on sellepärast, et kui kunagi ehitati neid tramme, mis seal praegult on, ei uuritud eriti nagu midagi. Need on ehitatud sinna omal ajal nii, nagu nad on ja sellepärast seal nad kannavad küll, aga ühtlasi maapind kannab ka vibratsiooni edasi. Muidugi siinkohal olgu öeldud, et sellist varianti, et vibratsiooni üldse ei ole, seda on väga raske saavutada. Arusaadav, aitäh. Nii, võtan järgmise. Erki Saaremets, palun. Tere, elan Mõigu tee otsas, seal kus algab Lepiku tee. Vaatasin ennist joonist ja seal oli 20 meetrit ette nähtud olemasolev sõidu- ja kergliiklustee. Mul tundub silma järgi, et see Mõigu tee üks, kus mina elan, et seal ees olev tee on märksa kitsam kui 20 meetrit. Nii, ja sellega seoses on mul küsimus, et kas sinna kehtib ka see sama tüüpristlõige trammi autotee ühiskasutusega aladel, mis Lepiku teel? Ei ole, et Mõigu teel me siiski proovime nii-öelda selle trassi Mõigutee kõrvale ilmselt ära planeerida. Seal on ka Mõigutee 10 ja Sauki ja seal on veel mõned planeeringud, et nende planeeringute käigus on võimalik nii-öelda laiem teekoridor planeerida. Aga kui peaks olema vajadus näpistada kuskilt poolt maad ja näiteks mul on seal aed ehitatud, mille eest ma veel pangale raha maksan, et kas siis see aed tehakse mulle uue piiri peale üles uuesti? Aed tehakse kindlasti uue piiri peale, aga me tegelikult eelistame lahendusi ikkagi, kus me saame nii-öelda veel planeeringutega neid planeerida teemad laiemaks, mitte ei lähe eramuast näpistama, et võimalusel. Selge, tänan väga. Järgmine on Erki. Ja, tervist. On kuulda? Jah. Et paar mõtet, mis jagada sooviks on, et jääb selgusetuks, kas trammi nii-öelda tahetakse meelega läbi suruda siin. Et milleks siis vahepeal on nii-öelda sellised laused, kus me nagu pole otsustanud veel, mis nii-öelda konkreetne liiklusvahend sinna nii-öelda tuleb. Et miks sellega on vaja nii-öelda edasi minna, et põhivundament peaks ennem paigas olema, kui me nagu liiguks edasi mingi otsusega, et sinna tuleb tramme. Et me praegu kulutame nagu mõttetut ressurssi ja aega. Et minu soovitus on nii-öelda minna üldse teise tasandi liikluse peale, kus jäävad igasugused nii-öelda ohtlikud ristumised ära sõidukitega, lastega või loomadega. Ja selles mõttes on ebamõistlik on nagu, et kui ma praegu saan Jüri kiriku juurest lennujaama 14 minutiga autoga, et miks ma peaks seal sõitma pool tundi või? Et liiklus peaks muutuma ju paremaks, sujuvamaks ja kiiremaks võiks olla nagu selle trassi eesmärk. Jah, et olemegi proovinud seda saavutada selles mõttes, et autoga konkureerimine ongi keeruline selles suhtes, et auto ongi kõige kiirem, aga ilmselt liigud sa siiski võib-olla siis muul kellaajal, et hommikul kell 9, ma arvan, et 15 minutiga ei jõua Ülemistele. Et olen näinud ummikuid, mis on päris kaugele mööda Tartu maanteed ulatuvad ja see ongi see eesmärk vähendada nii-öelda ummikusliiklust. Kas mingi tasuvus või finantsanalüüs on ka olnud, et ma kujutan ette, et seal näiteks kella 11-4 see
tramm võiks sisuliselt seista, et seal ei ole vist tohutut liiklust. Et kui seal nii-öelda see 60-kohaline tramm nii-öelda vurab edasi-tagasi ja 3 inimest on sees. Ei no niimoodi, kritiseerida on ju väga lihtne, eks ju. Ei, lihtsalt. Loomulikult tehakse, ega siis keegi ei pane selle projekti alusel veel tramme tööle, et iga otsuse aluseks saavad ju olema konkreetsed uuringud. Tasuvus on tehtud väga suuremahulise projekti raames, mis oli Harjumaa kergrööbastranspordiga ühendamise tasuvusuuring või midagi sellist see oli. Et selle raames on see tasuvusuuring tehtud, jah. Et tasuvaks seda lahendust peeti, aga toodud on ka välja, et tuleb saavutada mingisugune tihedus, elanike tihedus nii-öelda ja peab ka nagu eeldama ja lootma, et siis see mingi protsent päriselt sinna ühistransporti ka läheb. Aga kas maksumus on võib-olla midagi teada, et mis seal näiteks kilomeetri maksumus võib tulla? Andres, sul oli ka mingi maksumuse, sul oli pigem nagu aja peale vist, et inimese aeg oli. On jah, pigem see aja peale üles ehitatud, aga üldiselt on niimoodi, et nende lõikude, mis me muutsime, nende osas on antud hinnanguline maksumus, mis siis on seal, kui ma nüüd kiire matemaatika teen, siis kilomeeter on äkki selle kalkulatsiooni kohaselt 3,5 miljonit, aga arvestades, mis turg praegu teeb, siis ma ei julge küll kätt südamele panna, et see number on pädev täna juba. Selle matemaatika me tegime siin pool aastat tagasi. Aga ma lisaks selle juurde nagu selle aspekti, et kui meil väga suur osa pendelrändest moodustab see, et inimesed viivad autoga lapsi kooli näiteks, et kui tekitada sinna kõrvale toimiv ühistranspordiühendus, mis on piisavalt usaldusväärne, et panna see laps trammi peale, siis ma arvan, et selle osas autoliiklust vähendada, see on juba töövõit. Aga Tartu maantee äärde on ka kaalutud selles suhtes trassi paigaldada, et ta sõidabki nagu otse siis Tallinna lennujaam Jüri, aga samas see ühendatav osa on nagu niivõrd väike selle juures, et inimestel on lihtsalt nii ebameeldiv seda kasutada. See ongi see aspekt, miks me ei ole teda ikkagi nagu piki Tartu maantee äärt liikuma pannud. Aga kas valla seadusandlus näiteks lubab üldse nii-öelda sõiduki, mis liigub teisel korrusel nii-öelda nimetama? Sa mõtled siis nagu, et nii-öelda postide otse, et liigub nii-öelda õhus sõiduka, nagu õhutramm. Kallim, eks ju. Ja ikka loomulikult, aga kuidas sa kasutad siis jälle seda ruumi, mis seal all on, et need on ka tihtipeale näiteks nii Aasias kui Läänes on ju neid postide peale ehitatud lahendusi küll, aga seal all peab siis olema ka siis see väga kallis maa, mida sa saad nagu kasutada, et lihtsalt niisama posti peale ehitada ei tundu nagu väga mõistlik. Ja see on ju väga kulukas. Mõte on lihtsalt see, et posti rajada mingite teatud vahemaade tagant on, ma arvan, odavam kui rajada nii-öelda trammiteed. See on päris pinnasemahukas ja nii-öelda ressursimahukas. Ja lisaks, kui minna nii-öelda teisele korrusele, siis jääb ju esimene korrus puhtalt jääkski juba jalakäijatele liikumiseks, eks see trassi laius juba muutuks, trassi vajatav laius muutub vähemaks oluliselt. No, kui nagu ma nagu mõtlen nagu kaasa, et Tallinn, kus on nagu inimesi, kes kasutab trammi väga palju. Ma olen mõned korrad siin viimasel trammiga sõitnud ja trammid on täiesti puupüsti rahvast täis ka päevasel ajal. Et tegelikult kasutatakse seda väga palju ja miks nemad siis ei ehita trammiteed teisele korrusele. Tegelikult see ei ole kindlasti odav nii-öelda ja iga otsuse taga on ju ikkagi nagu raha. See, et mingi sammuga post ehitada on odavam kui maapealsed teed, sellele ma vaidlen küll jõuliselt vastu. Eks siis selles mõttes selle kohta on teatud arvestused, arvutused, mis näitavad välja, siis kumb on nii-öelda siis soodsam. Ja teine asi on siis ka kumb on mõttekam, et kumb nii-öelda lahendus vajab vähem reaalset maad, kus
mis saab nii-öelda edasi eksisteerida ja inimeste hüvanguks olla. See ongi see, et tegelikult sinna postide alla ei teki väga sellist mõnusat tänavaruumi, et see on kindlasti varjus, see liigud mingisuguse silla all, eks ju. Aga see selleks, et me ei räägi tehnilistest lahendustest hetkel, et võtame järgmise, kui on veel midagi. Erki? Ei, mul hetkel ei ole. Siis on Tauri Hütt. Ja, tere, olen Jüri Aleviku elanik, et mõtlesin korra räägiks Jürist ka seest, et esimene küsimus oleks selle trassi lahenduse kohta, et endale tundub ja siin nagu teistele kaaselanikele ka, et kui see trass tuleks ikkagi selle olemasoleva viadukti kõrvalt sisse, et ma saan aru, viadukti kasutada ennast ei saa, aga kui sinna lahendus rajada, et siis ju tegelikult see trass oleks oluliselt otsem, kui ta tuleks sealt Tehnopargi poolt, liiguks kiiremini võib-olla tänu sellele, et kas on nagu täna juba kivisse raiutud see selline mööda Aruküla teed Jüri Aleviku sisse sõitmine või on siin nagu veel mingisuguseid võimalusi arutatud, et ma saan aru, alguses vist oli just sealt kaudu see sisse sõit mõeldud. Jah, ta on algselt tõmmatud pikki otse, loomulikult me eelistaksime samamoodi otse, aga selle esimese eskiisprojekti raames spetsialistid leidsid, et kui ta on midagi muud, ei ole tramm, siis oleks võimalik, aga kui ta peaks olema tramm, siis nende hinnangul oli see liiga keeruline, et seda sinna nagu ära lahendada. Kahjuks ma ise jään nagu tehnilises lahenduses ei ole kompetentne, et kellegiga selles osas nagu vaielda. Lihtsalt tekib see küsimus, et kui me nagu rajame nüüd täiesti uue viadukti on ju sinna uude kohta, just kui see trass läheb ka pikemaks tänu sellele, et kuidagi tunduks nagu endale loogilisem, et see viadukt rajada selle olemasoleva siis kõrvale või kuidagi seda laiendada, et see tuleks nagu summa summarum justkui odavam, et kui teha nagu see pikem tee niimoodi ringiga Jürisse sisse sõita. Ma võin aidata natuke tehniliselt kaasa, et pole küll minu osa sellele osale siin hinnangut anda praegult, aga tegelikult ei lähe kõveramaks trass ja ei oleks sirgem, kui tulla selle viadukti pealt otse. Sellepärast, et sellisel juhul tekiks väga järsk pööre selle koha peale, kus seal Jüris praegult see väike ringristmik on. Ma ei tea, mis need tänavate nimed seal on. Ja teine asi on see, et kui see trass nüüd teha selle koha pealt, kus Tuuleperu ette nägi, et see viadukt oleks rohkem seal selle suure Tartu maantee ringi juures, siis selle tulemusena läheb tramm ka sealt kultuurikeskuse juurest läbi. Ehk et tegelikult ta läbib rohkem huvikeskusi. Et mina arvan, et see uus pakutud lahendus töötab. Okei, aga küsiks siit edasi kohe, kui tohib, et siin samas nagu vahetusläheduses Alevikus sees just nagu mõned kortermajad on täiesti selle trammitee kõrval ja siin on nagu lihtsalt tekkinud küsimusi, et näiteks Aruküla tee 6, mis on nagu vanale siis sellele põllukivi või raudkivi vundamendile rajatud buumi ajal, et see vibratsioon, kõik mis tekib, et kas sellele ka pellitakse näiteks mingisuguseid eksperthinnanguid või kuidas seda muret, kuidas öelda, maandada maja elanikele? Kindlasti nii, nagu ma siin juba ennem rääkisingi, et need teemad tulevad kindlasti aktuaalseks siis, kui koostatakse nii-öelda ehitusprojekti ja ehitusprojekti raames koostatakse ka keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis teeb nagu omad nõuded projektlahendusele. Ja kindlasti tehakse ka täiendav müra ja vibratsiooni uuring. Et ma ei oska nagu teistmoodi neid hirme nagu maha võtta. Selge, aitäh. Ja puud ka ütleme, et ega siin Krossipuu juures on päris mitmed puud, mis päikse eest kaitsevad siin maju ka, et eks seda lahendust ka praegu ilmselt ei ole näha, et mis nendega planeeritakse või kuidas need saavad, et see ilmselt tuleb seal juba tööprojekti käigus. Et Aruküla teest nii palju, et kogu see Aruküla tee mõte oleks siis samamoodi, et me üldine mõte siis oleks selline, et Jürisse rasketransporti nagu sisse ei laseks siis kiriku juurest alates ja see Aruküla tee oleks samuti sõidujagamisega sõiduautod ja tramm ja
ta muutuks nii-öelda siis piirkonna peatänavaks, nii-öelda tänavaks, et kus on siis erinevad funktsioonid selle ääres, et ka selle raames kindlasti tehakse ka kogu tänavaruum tegelikult nagu ümber. Et kui see trammi otsus nagu tuleb, siis tuleb, kui see nii-öelda tänavaruum ehitatakse ümber ja selle sees on kindlasti ka haljastus, et see on tänapäeval juba nii. Et seda kindlasti ei unustata. Aga ma saan aru, et siin korra käis jutust läbi, et see, ütleme siis Rail Balticust edasi, ma saan aru, võib-olla Peetri trammidega ühendada on niisugune realistlikum ajajoon, aga sealt edasi Jürisse, et siin käis korra läbi, et enne 10 aastat ilmselt suure tõenäosusega midagi ei juhtu. Et kas see kehtib ka selle koridori enda rajamise kohta, et võib-olla oli mõte siin, et asfalt pannakse maha ja saab juba enne sõita, et kuna reaalselt nagu jõutaksin Jüris kuhugi ehituseni, on praegu üldse mingit tunnetuslikkugi arvamust, ma saan aru, et keegi ei saa kätt südamele panna, aga Pigem tegeleme hetkel nagu selle tänavaruumiga üleüldiselt Jüris, et Aruküla maantee ja tee nii-öelda sõbralikumaks muutmiseks, et kui ühel hetkel see enam riigitee ei ole, on valla omandis olev tee, siis kindlasti tegeleme pigem siis selle tänavaruumi parendamisega. Aga lootust, et meil ei ole hetkel seda eelarvestrateegias ega kuskil ju kirjas, et meil on niisugune järgmine projekteerimisetapp nii-öelda esimeses etapis, mis on siis Peetri aleviku. Selleks on nagu mõningad vahendid ette nähtud, aga sealt edasi hetkel ei ole, et kõik on niisugune udu. Millal vald võiks saada Aruküla tee Maanteeametilt endale? Minu teada käivad läbirääkimised, et Transpordiamet tahab nagu väga rohkem teid anda üle, kui vald tahab ja siis kogu portsu, aga vald jälle tahaks ainult mingit osa. Et ei oska öelda täpselt. Selge, aitäh. Palun. Võtame siis järgmise Veiko Rakaselg. Ja, tervist, Veiko Rakaselg siinpool ka projektist. Projektijuht siis mitmele detailplaneeringule, mis selle trassi äärde jäävad. Ja tegelikult tahtsingi kinni haarata siin eelmise teema lõpetusest, et kuidas see protsess nüüd peaks ja on teil mõeldud edasi liikuma, et ühelt poolt siis see trass läbib nüüd selle üldplaneeringu protsessi ja ühel hetkel siis kehtestatakse, saab juriidilise jõu, aga kas ja millal siis sealt nagu edasi liigutakse, et millal siis võib nagu projekteerimine tulla, ehk siis täpselt lahendatakse see siis trass tänavaruumis läbi või siis ongi see mõeldud niimoodi, et kogu see trass lahendatakse detailplaneeringutega siis samm-sammu haavalt läbi. Ja teine küsimus, mis oleks, on see, et meil on see Vana-Kongo detailplaneering seal Vana-Tartu maantee ääres, kus on mõeldud ka tegelikult ringristmik siis riigimaanteel, et kas ja kuidas on siis Transpordiamet suhtunud sellesse, et kogu see Vana-Tartu maantee tänavaruum tuleb tegelikult ringi ehitada? Alustame siis otsast. Palju küsimusi. Et meil on hetkel jah, siiski ainult see esimene plaan, et esimeses osas edasi projekteerida ja pigem valida nii-öelda siis seda, mis see liigub seal selles koridoris. Ja see on järgmise selle aasta ja järgmise aasta teema ja see oleks siis esimene etapp on olenevalt siis juba sellest nii-öelda hinnast, tulenevalt siis kas siis Peetri kooli juurde või siis kuni Järveküla keskuseni, kuni siis väikese ringteeni. Sealt edasi hetkel meil teada ei ole, millal nii-öelda edasine projekteerimine käib ja võimalik, et tõesti see koridori laius planeeritakse ära eelkõige detailplaneeringute käigus, mis ei tähenda, et tuleb anda detailplaneeringute käigus tehniline lahendus, et pigem me eeldame, et me lihtsalt
planeerime ära nii-öelda laiema ruumi selle jaoks, et seda oleks tulevikus võimalik sinna koridori projekteerida. Ringi osas hetkel meil ei ole vastust nii-öelda Transpordiametiga. Võtan ma nüüd lähiajal uuesti ühendust, et varasem lahendus on nende käest nagu läbi käinud ja see, et pigem on see, et nad ei taha oma maanteel sõidu jagamist. Aga kui see seal kõrval on ära lahendatud, siis sellega ei ole neil probleemi. Et jah, nad ei soovi, et riigimaanteel toimuks nii-öelda sõiduautode ja siis ühistranspordi jagamine. Eelkõige, kui see tramm on. Busside osas ei ole seisukohta. Et selle ei ole ilmselt ka probleemi, et bussid ja autod võivad ikka ühes rajal, mingil hetkel ühel rajal olla. Selge, aitäh, et mina sain praegu vastused kätte. Nii, käed on otsa saanud praegu, aga ma vaatan, kas vestlustes äkki on keegi, kes... Nii, Mihkel, tänud ettekande eest. Kas on mõõdetud, kui palju väheneb liikluskoormus tavateedel? Kui selline trammide ehitatakse, see tähendab palju see päriselt kasutust leiaks. Eriti kui Jüri-Viru keskus võtaks aega kuni 50 minutit. Autoga näitab Google Maps 21 minutit, bussiga 31 minutit. Kas teistpidi on planeeritud autoliikluse piiramist, et rohkem inimesi trammile suunata? Kas on kuskil maailmast ette näidata edulugu, kus pikkade vahemaade taha hajaasustusse trammide rajatakse, et kui palju vähenes muu liiklus? Otsest sellist uuringut meil ei ole, et palju siis autoliiklus väheneb. Me eeldame, et esimeses projektis oli meil kirjas, et 10% elanikkonnast liiguks ühistransporti, mis oleks ka juba päris hästi, ma arvan. Ja eeldada võib siiski, ma tõesti, meil ei ole tegelikult sellist uuringut tehtud, et milline, kui palju siis väheneks. Aga ma olen nõus, et tramm liigub Tallinna linnas väga aeglaselt nii-öelda. Ehk siis lennujaamast Viru keskusesse oleks nagu vaja tuntavalt seda trammi liikumiskiirust tõsta, et see ühel hetkel ka ära tasuks. Maailmast ette näidatud edulugu. Ma ei oska seda kohe öelda, mis edulugu näidata, aga ma tean, et tegelikult on sellise nagu transpordisüsteemiga arengualasid ongi loodud tegelikult ka välismaal selliseid viise, kus siis ehitataksegi pigem kõigepealt ühistransport sinna kohta välja, on see siis tramm või rong ja siis sinna ümber ehitatakse elamupiirkond. Et nii-öelda on olemas see haab, millega see siis ühendatakse. Et Rae vallas iseenesest on väga hea ühendusega Lagedi-Alevik, kuhu tegelikult on tänasel päeval ainult 15 minutit Balti jaamast, et ideaalne transpordikoridor olemas. Aga mitte see kiirus on tegelikult kõige olulisem aspekt ongi see kiirus ja see on Mihkel hästi välja toodud, et see on pikk aeg. Arusaamatuks jääb, kuidas mahutate ära trassi lõigul Tartu maantee ületamisest Peetri Selverini. Nagu siin Andreas välja juba tõi, et kogu see Tartu maantee lõik tuleb seal ümber ehitada, et teistmoodi ei olegi võimalik seda sinna mahutada. Vaatame seda ka trassikoridori Saku Metallist kuni Jürini. Äkki Kairit tahaks täpsustada, mida ta mõtelnud on? Ei, tegelikult ma mõtlesin seda, et näitaks või et kaardil oleks näha see, kus see joon läheb sealt Lehtmekülast läbi
Aagist kuni siis Pildikülani, see jupp pakub huvi. Aitäh. Ma kohe teen lahti. Et siin on siis see varasem eskiisprojekti joonis, kus ta on põrgu väljatee peal. Aga äkki saaks seda Lehtme küla natuke rohkemalt näidata, sest et minu teada siin ta ikkagi läheb nagu väga eramute ligidalt. Te mõtlete eramuid siis kus? Lehtme külas eramuid ja siis Siin, tööstuspark. Ja tööstuspargis ta läheb ka samamoodi nagu seal aedade tagant. Ta läheb sealt kergliikluste kõrvalt põhimõtteliselt tee äärest. Kummalt poolt? Teiselt poolt. Ma ei tea, kummalt poolt. Jookseb sinna teha. Kas nüüd on näha? Ja nüüd on näha, et lihtsalt minu küsimus on see, et kuidas see nagu trass, kui minimaalne laius on 7 meetrit, et kuidas see nagu selles mõttes ära mahutatakse, minimaalne ilmselgelt ei jää minimaalseks, et maksimaalselt laiust ei ole siia juurde ju kirjutatud projekti, et. Minimaalne on 7, tegelikult on kogu lõigus 10 meetrit peale pandud ja 12 on ainult siis vajalik, kui on peatuste koht. Et tegelikult see 7 on täiesti piisav. Et saaks, kui trammitrassi projekteerida, siis piisab 7 meetrist, et saaks 2-suunalise trammi. Aga kas sellist alternatiivlõiku, mis seal oli Tartu maantee ääres, et kas seda nagu tänasel hetkel on täiesti teemast maas või on see ikkagi nagu arutelus? Tartu maantee ääres mõtlete kogu pikkuses Tartu maantee ääres? Ja. Meil tekkis probleem pigem Pildikülast läbisaamisega, et miks seda sinna peale ei pandud. Pildikülas on samuti väga suur elamuala ja kui me liikusime selle trassiga pikki Tartu maantee äärt kuni siis tankla, Olerexi tankla ristmikuni, siis ei olnud meil võimalik sealt edasi minna kuidagi, et jõuda nii-öelda Jürisse. Et me ei saanud läbi Pildiküla minna, et seal on ka väga suur 100 elanikku taga, et kes samuti ei soovinud seda, et see läheks läbi nende tagahoovide. Et seal ongi see valikute küsimus ühest otsast ja teisest otsast, et loomulikult ega siis ilmselt kõik tahaks seda tegelikult ühel hetkel ehk kasutada, aga keegi ei soovi seda enda juurde või liiga endale lähedale. Nii, ma vaatan äkki järgmise küsimuse. Kuidas planeeritakse Lepiku tee autoliiklus? Lepiku tee autoliiklust planeeritakse, me oleme seda lihtsalt nagu mõelnud, et see autoliiklus oleks sellisel juhul lubatud ainult sealsetele elanikele. See autoliiklus oleks ülejäänud liikluseks nii-öelda kinni pandud. Et see oleks nagu ainus lahendus, kus see transport saaks seal nagu
ka normaalselt liikuda. Siim Volmer. Millest tuleneb lõpppeatuse asukohane Jüri kirik? Milline on visioon tulevikus sealt edasi? Jüri kirik sellepärast, et seal põhimõtteliselt nagu selline Jüri asustus nagu jah, lõpeb, et see on selline koht, kus on võimalik tagasi pöörata, et ka bussid teevad seda tagasi pöörata. Ilmselt on mõte, et miks mitte juba siis edasi Vaskialasse. Et jah, miks mitte? Et hetkel esialgu me mõtlesime üldse, et piirdume Jüri keskväljakuga, aga siis projekteerija tegi ise ettepaneku, et liigume siis juba Jüri äärealale, aga seda ei tasu välistada selles suhtes, et ka Jürist ta liigub ju tegelikult Aruküla maanteel, et miks mitte, aga kasutajate arv kindlasti langeb, et seal on ilmselt ka oluline see hulk, kes seda kasutab, et Jüri kiriku juurde on samuti võimalik tekitada pargireisi ja asukoht, kus siis võib-olla Aruküla poolt tulija saab peatuda. Milline on ajaline plaan selle projekti teostamiseks? Avamine samal ajal kui Rail Baltica? Ei oska öelda. Planeeringus on arvestatud väikse ringtee ristumisega. Kas see projekt on kindel? Trassi valikul peaks arvestama ka ilma selleta. Hetkel on arvestatud Tallinna väikese ringteega ristumisega, et kas projekt on kindel, kunagi ei ole midagi kindlat ka väikese ringtee osas, aga projekt on meil tegelikult eelprojekti staadiumis hetkel ikkagi peaaegu et olemas, siis väikese ringteega me peame ikkagi arvestama, sest et äkki ta ikkagi mingil hetkel tuleb. Ja kui ta tuleb, siis tuleb eelkõige selles lõigus ju esimesena, et kus teda kõige rohkem vaja on. Lennujaama ristumine. Täna võib Tartu maantee samatasandiline ületamine tunduda asjakohane, kuid suurlinnade näitel on liikumine eritasandilise lahenduse suunas. Tunneli variant. Kas seda varianti on kaalutud? Mis olid selle suurimad puudused? Et täiesti tunneli lahendust me ei ole kaalunud, et viia maa alla. Jälle selles suhtes nagu ilmselt ei ole väga realistlik. Tunnel tuleb tekitada niikuinii selles lõigus, mis on siis lennujaama ees. Ta tuleb viia süvendisse, muidu ta on liiga kõrge lennujaama jaoks. Aga kahetasandilisi lahendusi saab alati teha selles suhtes, et ei välista. Ei kinnita ka selles suhtes, et kahetasandiliseks saab alati minna. Aga lennujaama juures on just see lennujaamast tulenevad kõrguspiirangud päris olulised. Ringtee ristumine, keeruline koht, mille osas ootaks põhjalikku analüüsi. Okay. Kas uurisite meie Rae valla elanike arvamusi selle transpordiprojekti kohta? Palju inimesi on trammiteede rajamise poolt ja palju vastu on? Jaa, tegelikult sai isegi kunagi tehtud üks lisauuring üldplaneeringu käigus, kus siis oli ka see trammi kasutamise teema sees. Selles suhtes, et eks see jagunebki. Poolt on need, kes elavad 100 meetri kaugusel, vastu on need, kes elavad trassi vahetusläheduses. Selles suhtes, et aga üldiselt ikkagi tegelikult ühistranspordi parendamist ju tegelikult soositakse. Lepikutee, kuhu maani, kas Väike Vägeva või Ringini, kas ühesuunaline? Lepikutee ilmselt ühesuunaline üksikelamutega piirnevas alas. Ma ei oska teistmoodi öelda. Kui kaua võtab aega sõit Jürist Peetri koolini? Vähem igal juhul, siin saab ilmselt arvutada. Tegin jämeda arvutuse, 1 kilomeetri läbimine võtab aega umbes 2,5 minutit. Ma ei tea, palju Jürist Peetri koolini täpselt on, ma ei tea, kus Peetri kool on.
aga kogu trassi pikkus praegusel hetkel on 12 kilomeetrit umbes ja selle läbimine on umbes pool tundi, siis lennujaamast Jürini. No siis saab ise arvutada. Et, no ta on igal juhul vähem, et Peetrist lennujaama, ma arvan, on 1-2 kilomeetrit, et see viimane osa siis. Nii, aga kas on veel küsimusi? Või võtame teema kokku? Tundub, et ei ole. No, Lepiku tee. Mul on küsimus, tohib? Jaa, tohib. Ai. Ja kuulan. Oli kellelgi küsimus? Minul on üks ettepanek, ma ootaksin ära, keegi alustas tõesti vestlust, ma ei taha sekkuda. Kas see inimene saab rääkida, palun? Kes alustas? Ei ole vist kedagi, et kui keegi tahab veel, siis tõstku käsi kohe ja me lubame rääkida. Aga räägi, Ivar. Aitäh. Mina teen ettepaneku, et vaadata siiski ka laiemalt neid alternatiive, mida siin nagu välja pakuti, nagu see postidele ehitatav tee, mis täna võib tunduda jah, et see on nüüd kallis, aga tegelikult mina näen, et kogu see mõigust edasi see maa, selle hind metsikult kasvabki, see ongi kallis maa meil käes ja noh, võikski vaadata 50 ja 100 aasta perspektiivist. Siis teine asi, tänased ka bussid liiguvad meil võib-olla nagu aeglase võitu, vaatakski siin ka seda, mida me siin saame ära teha, et need bussid liiguksid nagu kiiremini ja aitaksid inimesi päriselt. Sest ma kuulsin seda, et ootate, et inimesed nagu oma harjumusi muudavad. Teate, ma olen seotud tervishoiuga. Nad ei muuda, nad isegi kui surm on silme ees, noh, palun vabandust, aga nagu ei tule seda muutust väga enamikul. Ja või noh, kui see ähvardab, eks ole, et muudaks, see on nii müstiline, miks inimesed nii teevad ja mujal riikidest on ka nähtud seda, et kui siiski juba auto on olemas, siis on väga raske ta inimest nagu uuesti ühistranspordi saada. Ühistransport peab alati käima sammu ees ja sellepärast mu meelest tänased lahendused, millest siin räägitud on, nad ikkagi püüavad sobituda olemasolevasse keskkonda, et katsume selle siia ära panna ja nüüd siis on nagu kõik ei, et minu meelest see lahendus peaks olema nii vaatama tulevikku ja võib-olla ka see on lahendus, et sirgjooneline tee siis sinna Jürri ja vahepeale tulevad siis mingid kogumisbussid, mis siis nagu toovadki siia selle tööstuspargi või siis selle suunas ja siis siit viivad inimesi nagu edasi linna, sest tegelikult Peetri on nii lähedal linnale ja me ei taha tegelikult Ülemistele saada, me tahame igale poole mujale Tallinnasse saada. Sellepärast ei ole põhjendatud see sinka-vonka, see lapsed saaksid kooli. Tegelikult lapsed saavad täna juba, teeme kergliiklusteid. Et selliseid mõtteid rohkem, et mida veel võiks teha, et tõesti seda parandada ilma selleta, et me peaksime nagu ootama 10 aastat ja see tulemus on täpselt selline, et me täna vaatame, kui targad peavad kokku koguda, siis nad ilmselt ütlevad, mida saaks, et jah, et sellise ettepaneku teen, et veel laiendada neid mõtteid, mismoodi see ühistranspordi liiklus võiks tulevikus välja näha. Ma olen selles suhtes nagu nõus, et hetkel me lihtsalt arutame konkreetset teemat, aga neid asju, mida nagu saab ära teha, on tegelikult veel, et see on hetkel nagu transpordikoridor, mida me arutame. Me ei arutagi nagu tegelikult Rae valla ühistranspordisüsteemi üleüldiselt, mida ma ütlen hetkel ei ole väga hea. Et siin on nagu mitu teemat, mida saaks nagu parendada alates siis nagu tõesti sellest ühtsest piletisüsteemist Tallinnaga või siis nende liinide pikendamisega Peetrisse pikemalt, laiemalt. Siin on neid muid teemasid pidevalt laual, et see on see teema, mida me täna arutame, ja kindlasti on võimalik seda trassi kuidagi teistmoodi projekteerida,
et aga meie oleme teinud nende konkreetsete ekspertidega just sellist lahendust ja jõudnud sellise tulemuseni, et seal on ju ka mingid andmed olnud, mille alusel me oleme seda kõike nagu koostanud ja teinud, et kindlasti saab ka teistsuguste lahendusteni jõuda, aga ongi, et kui me oleme kaalunud seda otse Jürisse, siis seal ei ole nagu ääres neid kasutajaid, et kui sa hakkad nüüd jälle nagu ristipidi neid trasse vedama, et kas see ka siis nagu tasub ära, et ma arvan, et ei olegi sellist kõige paremat lahendust olemas, ja ma arvan, et kui nagu Peetri Ülemiste mõelda, siis tegelikult seda kasutajaskonda siiski tegelikult peaks olema. Ja kui see mugavus ja kiirus ikkagi kuidagi saavutada, siis isegi nagu otsustatakse ilmselt mingil hetkel ikkagi ümber ka selle mingi kontingent, ka noori juba, võib-olla ei soetagi omale autot, vaid sõidabki ikkagi selle ühistranspordiga, et ma ei eeldagi, et siuke 40+ astub autost välja ja hakkab äkki ühistranspordiga sõitma, võib-olla ta ei hakkagi seda tegema kunagi. Et selle teemal võib arutada lõpmatuseni, et kuidas keegi käitub. Nii. Kas Johanna Jürimaa tahab midagi öelda? Ja, tere! Mina olen advokaadibüroost Lextel ja meie esindame siis Tartu maantee 110 kinnistu omanikku ja oleme oma arvamused siis kirjalikult ka varem esitanud. Et ma tahaks selle ala number 1 koha pealt küsida seda Tartu maantee ülesõidu varianti, et ma saan aru, et varasemas projektis oli see määratud seal Tartu maantee ja Vana-Tartu maantee ristmiku kanti, siis nüüd uuemas projektis seal Kanalitee ja Tartu maantee ristmikule ja põhjenduseks oli vist toodud, et vastupidi. Okei. Aga tegelikult, et põhjenduseks vist oli toodud see, et reguleeritud ristmikuga on tegemist. Jah. Aga ka Raudkivitee ja Tartu maantee ristmik on reguleeritud ristmik, et kas selle ülesõidu koha võiks tegelikult tuua ka sinna? Ta võib olla mõlemas kohas. See reguleeritavus on üks argument, aga teine on ka liikluskoormus. Et praegusel juhul jällegi, siin ma ütlengi, meie siin modelleerisime, kalkuleerisime, leidsime, et see parem ületuskoht on seal, selle koha peal. See on reaalprojekti ekspertarvamus täna. Et kui mõni teine ekspert suudab tõestada, et me eksime, siis mina siinkohal ütlen, et kui keegi tõestab mulle või ükskõik kellele minu kolleegidest, et me oleme eksinud, siis see tähendab seda, et me oleme õppinud midagi. Et kellelgi... Teoreetiliselt võiks trammide joosta ka Tartu maantee nii-öelda keskelt, et nagu näitena võiks Pärnu maantee tuua. Pigem mitte, sellepärast, et igasugune eraldatus alati suurendab kiirust. Seda näitabki Tallinnas Pärnu maantee näide, Kopli trammi näide, et igal pool, kus tramm on liiklusega samas ruumis, on trammi keskmine kiirus madalam ja see on ka tegelikult meil siin täna paar korda juba välja toodud, et kui tramm on samas liiklusruumis ülejäänud liiklusega, siis on ta keskmine kiirus 30 km/h ja kui ta on täielikult eraldatud, siis on keskmine kiirus 70, mitte keskmine kiirus, vaid maksimaalne kiirus 70 km/h. Tallinnas see täpselt niimoodi on. Aitäh! Viimaseks ma märgiksin veel ära, et see alguses käis ka läbi, et Tartu maantee äärsed kinnistud 104–120. Et ma saan aru, et see kindel projekt on veel nii-öelda tegemisel või et need järgmised, kuidas täpselt seal midagi rajatakse, et need tulevad järgmistes projekteerimisetappides. Aga nende kinnistute ette jääb ka siis nende kinnistutele ainuke juurdepääsutee. Et kas üldplaneeringusse on võimalik ka siis see, ütleme niimoodi, selle juurdepääsu tee tagamine sõnaselgelt välja tuua? See on Tallinn, eks ju? Jah, Tallinna linna meie üldplaneeringuga planeerida ei saa, et isegi kui me projekti saame nii-öelda teha koostöös Tallinnaga, siis jah, me ei saa üldplaneeringut teha. Aitäh!
Ma võtan veel, loen ette paar teemat siit chatist ja siis tõmbame otsad kokku, sest aeg saab läbi. Lepiku tee ehk ringi, kuidas eristada kohalikke teenindav transport, veoautod ja läbikulgejad. See käib ikka ainult nii-öelda liiklusmärkidega, ega hetkel ei oska teistmoodi seda. No see on ka sihuke edaspidise lahenduse teema. Kas Mõigutee jääb alles, kui kõrvale tekib uus koridor Saukivõllu kinnistu Peetri kooli kõrval? Mõigutee jääb kindlasti alles. Kas on kuidagi võimalus, et seda projekti ei tuleks Rae valda? Paljudele see projekt üldse ei meeldi ja paljud hakkavad ära kolima. Ma arvan, et sellega võib-olla ongi paslik lõpetada. Aitäh teile. Et ma proovin sellest kokkuvõtvalt ka mingi protokolli vormistada ja panen selle sinna transpordikoridori lehele üles, et 5. siis ootame ka ettepanekuid ja vastan neile kirjalikult esimesel võimalusel. Üldplaneeringu raames me neid kõiki, mis on siis üldplaneeringu ala raames, siis me arvestame neid üldplaneeringu kui avalikustamise käigus esitatud ettepanekuid, kanname need kõik üldplaneeringu menetluse juurde ja siis vaatame edasi, et infot saab kogu aeg kodulehelt kätte. Aitäh teile kõigile, et osalesite. Sulle ka, Andreas, et tegid ja osalesid. Nägemiseni. Nägemist. Nägemist. Nägemist.